Siimu alguse fiksime postis ära. Tuleb post-production tiim ja teeb kõik korda. Jah, sest meil just ongi terve tiim on selle jaoks. No ikkagi established pikaajalise ajalooga edukas taskuhääling, noh, mida muud oodata. Jah, usaldust võiks rohkem olla teiste inimeste töö vastu, siis võib-olla annaks kellelegi teha. Tüüpiline arendaja viga on. Ja, just. Ikka ise perfektsionist. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 280. episood, mille toovad teile Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga stuudios taas Martin Kapp. Martin, millal sina viimati konverentsil käisid? Kus juures alles mõned nädalad tagasi, 2-3, ma päris täpselt ei pane isegi paika. Päris hästi. Kood Jõhvil oli see job fair. Ja. Seal sai käidud nagu. Aga üldiselt ega see väga sage juhus ei ole, et see kuidagi nagu tänu sinu küsimusele ilmselt sattus väga hiljutisele ajale. Jah, sest kuidagi on tundunud, et Eestis nagu mingi aeg tagasi oli selline tõus nende konverentside osas, neid oli nagu rohkem ja siis tuli mingisugune põud otsa ja nüüd siis otsitakse taas veidi sellist tasakaalupunkti ja Eesti üheks suuremaks tarkvara arendusega seotud konverentsiks on saanud Digit, mis siis tegi otsa lahti aastal 2022, Siim, kas ma mäletan õigesti? See on 4. Digit, võib olla küll niimoodi. Ja sellega seoses tegelikult tuligi nagu see mõte, et okei, et konverentsid nüüd tulevad taas, et kuidas külalisena seda laadi üritusest maksimumi võtta, kuidas arendajana sellest nagu maksimumi võtta ja kuidas võib-olla ka arendajana jõuda konverentside lavale. Et oleme täna külla kutsunud sagedase konverentsidel esineja Alvar Lumbergi, kes vahepeal programmeerib ka Lightyearis või nüüd programmeerib Lightyearis ja Digiti konverentsi programmijuhi Siim Kallari, kellega me siis räägime sellest, et millist väärtust konverentsid loovad tarkvara kogukonna arendamisele. Saame kiiret tuttavaks ka, teeme ühe lausega, Siim, alustame sinust, et Digiti siis programmijuhtega, millega sa veel tegeled? Tere, ma olen Siim, teeme väikse parandus, esimene Digit oli 2021. Ahaa. Kohe peale koroonat. No näed. Ja millega veel tegelen? Tänaseks ma olen vabakutseline tarkvaraarendaja. Digit on siis üks osa, millega ma tegelen. Olen olnud ettevõtte tehnoloogiajuht GoWorkabitis 3 aastat. Ennem seda olin 4 aastat full stack arendaja. Siis tegelesin aasta aega no-code'i Babelaia platvormil. Lihtsalt sellepärast, et oleks elus midagi huvitavamat. Ja nüüd olen paar aastat olnud siukse vabakutselisena tegutsenud siin. Aga vabal ajal tantsin, mängin kitarri, korraldan meesteringe. Üksikisa olen, kasvatan ühte 13-aastast poega siin. Siuke elu on tegus ja tegevust täis. Ja Digit on ka äge. Väga põnev. Alvar, kuidas sinuga on, kes Lightyeari kõrvalt jõuab üldse midagi muud ka teha? Veel jõuab, ma siin värskelt alustasin paar nädalat tagasi, aga no ikka jõuab. Mina nüüd siin viimased juba 5 aastat tänaseks peaaegu, siis olen investeerimisteenust või teenuseid ehitanud ja enne seda just lõin kokku, et veel oma peaaegu 15 aastat ühel või teisel moel fintechi värki, et niisugune huvitav maailm, et kunagi pole seda nagu igatsenud, aga korra nagu aru saad, mis siin sees toimub, et siis kuidagi välja ka nagu hästi ei saa. Aga mul on ikka selline esmane ja põhiline amet on tarkvara arendamine olnud ja siis konverentsindus sinna et ütleme, et nüüd oleks küll vale öelda, et ma seal kuidagi mingisuguse mõõdetavalt olulise osa käiks oma ajast, aga jah, kindlasti ma ise olen näinud selles väärtust nii siis publikumis oleku kui ka laval oleku poole pealt, et väga põnev on natukene koos teiega arutada seda asja täna.
ma alustan kohe hästi provokatiivse küsimusega, et kas tänapäeval üldse on mõtet konverentsidele käia, et kui on olemas YouTube, nii palju erinevaid koolituskeskkondi, ma ei tea, ma võin mingi Discordis hunniku kogukondade liikmeks astuda, sealt endale kontakte leida, et miks ma peaks üldse minema sinna, mis väärtus see üldse nagu mulle nagu pakub? Mulle hakkab tunduma, et mingi teatud väärtuspakkumise aeg, mis varasemalt on seda väärtust loonud konverentsidel, selle aeg on nagu ümber saamas ja midagi uut on vaja leida, miks nagu konverentsile minna. Aga minu enda jaoks on nagu konverentsid olnud väga erinevad selles mõttes kohad, kus ma olen käinud erinevatel aegadel erinevaid asju saamas. Et esimest konverentsi ma mäletan tarkvaraarendusega seotud oli TopConfo, kus ma tutvusin sükse inimese nagu Alvar Lumberg, kes oli just TransferWise'is tegusid tegemas. Et siis ma läksin nagu sinna juniorina ja siis see oli hoopis teine väärtuspakkumine mulle kui nüüd mõned aastad esimesel Digitil, kus ma olin siis tehnoloogiajuhina, kus ma käisin otsimas seda, et mismoodi tiimi juhtida ja mismoodi tiimi inspireerida. Et nii generaliseeritud ma võib-olla ei oskaks isegi vastata, et kas neid on vaja või ei ole vaja, et pigem on küsimus selles, et mis täna meie Eesti tarkvaraarenduskogukonnal on see vajadus, mis on nagu see põhivajadus ja kas me täna seda nagu täidame. Et Digiti osas ma tunnen nagu, või üleüldse ma tunnen nagu seda, et meil on natukene vajadus tuua seda kogukonda kokku. Et saada nagu rohkem näost näkku kokku ja tekitada seda sotsialiseerumise ja networkimise efekti järjest rohkem. Alvar, mis sina arvad? Jah, mina kohe subid natukene välja, et tegelikult põhjuseid, mille pärast konverentsile minna, on väga erinevaid ilmselt eri inimeste jaoks. Osa neist mõni teine nagu inimene, ma ei tea, näiteks uusi tehnoloogiaid kuidagi uutest asjadest kuulda, ühesõnaga kindlasti on selleks mingeid teistsuguseid viise, et täpselt, et YouTube ja blogid ja Substack ja kõik muu. Ja omakorda nagu ega see konverents ei ole ka mingi selline homogeenne või ühetaoline mõiste, et me võime vaadata, et Digit on kindlasti konverents, eks ole, mõnes mõttes võib ka meetup'e vaadelda nagu selle sama rubriigi teisest liigist loomadena on ju. Et kui seda asja nagu nõnda vaadata, et siis siin ongi see kogukonna aspekt ja mõnele inimesele see kogukonda kuulumine ja selle edendamine kuidagi lihtsalt läheb rohkem korda kui teisele võib-olla. Ja teine pool on siis ikkagi nagu see teadasaamine või mingi nii-öelda töö iseendaga või iseenda sees on ju, et mille jaoks siis ma tean, et mina olen seda tüüpi inimene, et konverentsil kuskil mingis mullis ja sumines viibimine annab mulle nagu sellise vabanduse ja oma aja ja võimaluse siis natukene protsessida mingeid asju, mida ma võib-olla igapäevaselt töö juures teha ei saa. Ja ma arvan, et selliseid inimesi on veel ja sellisena ma usun, et see formaat ei ole tingimata nagu ennast lõplikult ära elanud, aga ma olen Siimuga hästi nõus, et aeg läheb edasi ja ootused ka, et kui me siis tahame sellelt saada nagu ikkagi mingit sükest sotsiaalset mõõdet ka, et siis võib-olla ei ole nagu 500 kaupa käia kuskil saalis rääkivat pead vaatamas laval, et äkki peaks midagi seal juures vähemalt olema veel. Et kes käib pargis linnulaulu kuulates mõtteid mõlgutamas, sa käid konverentsi suminad kuulamas, et aitab keskenduda. Eks ma seda linnulaulu kuulan ka hea meelega, et võib-olla need on mingid erinevad mõtted. Okei, aga kui me hüppame korra sinna Digiti poole, et Siim, kuidas siis on üritanud tegelikult nagu Digit seda natuke teistmoodi teha? Et et siin mõlemast jutust tuleb see välja, et justkui peaks nagu natuke teistmoodi tegema, et võib-olla see traditsiooniline formaat nagu enam ei tööta. Ma ise olen kunagi minevikus nagu väga erinevaid formaate nagu külastanud kuni sellise no conference formaadini välja, kus 30 inimest said kokku ja mingit agendat ei olnud ja siis esimesed tund aega nagu mõeldi, et millest me siis nüüd rääkima hakkame siin 2 päeva nagu, et mis töötoad ja asjad me kokku paneme, on ju. Et väga suure rahvamassiga seda ei tee, aga mida nagu Digit on mõelnud, et pisut teistmoodi seda asja teha? No me oleme toonud enda selleks müügiargumendiks selle demoala ja demoala mängu. Et siis, kui sa tuled Digitile, siis sa saad selle jublaka. Et saab ikka kontakte luua. Jah, et sa saad kontakte luua. Demoala mängus käies saad sa nagu suhelda nende ettevõtetega, kes demoala on tulnud.
ja kuna me oleme nüüd kolinud teist aastat sinna kammivabrikusse, siis ma ütleks, et see kammivabrik on nagu siuke mõnus keskkond, mis soodustab nagu teineteisega suhtlemist rohkem, kui oli seda näiteks ERMis, kus olid küll lavad olid suuremad ja see soodustas just seda programmi osa. Et siis kammivabrikusse väiksem ala ja kokkutulek nagu minu jaoks soodustab sellise ühtsuse nagu tekkimist ja seda, et ma julgen minna kellegagi juttu rääkima. Et võib-olla üks asi, mida on nagu oleks mõistlikum veel meie poolt nagu teha, on nagu, kuidas ma ütlen, mitte luua, vaid tutvustada neid kontseptsioone, mis aitavad sul konverentsil hakkama saada ja kuidas nagu networkida, sest see ei ole nagu lihtne, et ma olen ise olnud mingi hetk nagu väga introvertne inimene ja nagu väga raske on minna konverentsi kellegi juurde ja lihtsalt nagu juttu teha. Ja tarkvaraarenduskonverents on jälle see koht, kus sa tead, et enam-vähem ükskõik kelle juurde sa satud, siis ta saab aru, kui sa hakkad deploymisest mingit juttu rääkima. Seda nagu võiks küll julgustada, et nagu tarkvaraarenduskonverents, et mine räägi kellegagi ja võta jutt teemal üle, mida sa igapäevaselt töö juures teed, sest see on nagu see koht, kus on teised sinu sarnased inimesed kohal, et seal nagu ei pea kartma seda, et keegi ei saa aru, mis sõnad need on, mis sul suust välja voolavad. Minu enda jaoks on vahel olnud hästi abistav selline mõttemuster, et kui ma mõtlen, et mis see kõige hullem asi on, mis saab juhtuda. Et kui sa lähedki nagu selle ühe inimese juurde, võib-olla ka näiteks esineja juurde lähed nagu mingit vestlust alustama, et mul ei pruugi isegi küsimust olla, kui ma lähen küsima, rääkima temaga ja kui tal on paha tuju ja ta saadab mu kuu peale või ta hakkab minust halvasti arvama, siis so what, et see on nagu mingi üks tüüp on ju tegelikult kogu selles seltskonnas, et see on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Et see nagu lohutab ja siis annab natuke julgust, et okei, teeme ära siis YOLO. Praegu on väga popp on see YOLO programmeerimine, et proovige siis seda YOLO kontaktide loomist ka nagu konverentsid. Kas see on sama, mis Vibe networking, ma just tahtsin öelda. Vibe networking, jah, just. See peaaegu sama. Non-vibe networking. Jah. Üks asi võib-olla, mis ma lisaks, on see ka, et igast nagu sellest jutust ei pea nagu midagi välja kasvama. Et kui sa lähed kellegagi rääkima ja seda vibe'i nagu ei teki ja tunnet ei teki, siis on täitsa okei nagu lihtsalt edasi kõndida ja edasi liikuda. Jaa, ma sellega hästi päri ja tegelikult Priidu point resoneerus minu jaoks ka, et ma olen ise täpselt seda sama mõttekäiku veeretanud, et mis siis nüüd juhtuda saab, eks ole, aga siis samas nagu et see nagu mõnes mõttes on juba selline tehniline või taktikaline mõttekäik, et selle ees on nagu see, et mul ikka mingi point peab olema, et üks on nagu see, et mul on siin lihtsalt natuke piinlik olla, et mul siin suur toatäis tarku inimesi on koos, kindlasti oleks paljudelt midagi teada saada või õppida või mine tea, on ju, äkki tekib mingi põnev, ma ei tea, töövõimalus või ükskõik, on ju. Et lihtsalt on nagu häbi iseenese ees, et ma ei kasuta seda võimalust ära. Võib-olla on nagu teinekord mingi konkreetsem agenda, et ma siin olen parasjagu kimpus mingisuguse, võib-olla olen algab tiimliid, et tahaks nagu põrgatada mingit mõtet ja tõesti organisatsiooni sees ei taha. Või ükskõik, et on see mingisugune teine, kolmas, neljas asi, et ega mingi mõte võib ka nagu asja juures olla ja siis see juba aitab. Mind näiteks on aidanud teinekord minna ka peale mingit lahedat ettekannet siis selle esineja juurde ja öelda, et kuule, vot siuke värk on ju, et kas on siin nüüd mingisuguseid huvitavaid kokkupuutepunkte on ju või et kas mina enda olukorras nüüd saan midagi nagu sinu kogemusest äkki. Ja enamasti inimesed eriti peale lavalt tulekut on nagu niimoodi mõnusalt soojad ja hea meelega räägivad sellest, kuidas nad asjadest mõtlevad, et ei ole veel kordagi juhtunud nagu, et ei oleks alanud vähemalt või tulnud mingit sükest toredat väikest vestlust sellest. Et see mõte ka on ju, et mille pärast ma siis nüüd siin tutvun. Ja, et kui esineja tuleb maha näiteks ja sulle hullult meeldis, et siis minu meelest on ka väga tore ja nii esinejale kui ka sulle endale, kui sa lähed lihtsalt ütled, et kuule, jube lahe esinemine oli, mulle meeldis näiteks see ja see seal. Ja kui sa juba ütled need kaks asja valjult välja, mis sulle meeldisid, siis tegelikult juba siis hakkab ka endal mõte jooksma, et mida edasi, kuulad ära, mis ta räägib ja siis nii edasi. Tahtsin lihtsalt nagu vahekommentaari teha, et see kõlas täpselt nagu siuke nagu dating advice, mis me siin tegime praegu, et kui see on, mis mõnes mõttes on, aga täpselt, et see, et kui sa oled datingus kõva sõna, siis sul tõenäoliselt ei ole probleemi, mine tee seda. Kui ei ole, siis tule harjuta. Tuleb harjuta mõlemad pidi, et sul ei ole no pressure nagu.
aga mulle kusjuures selle esinejaga vestlemise juurest üks nagu täitsa meenuvad mingisugused kogemused on ju, kus noh, ongi nii, et peale esinemist on ju head mõtted, et pistaks käe pihku, et ütleks, et lahe ettekanne on ju ja võib-olla mingi kommentaari, et kuidas nagu suhestusid asjaga. Ja siis ükskõik, kas see nagu õnnestub või mitte, on ju, ja tihtilugu seal siis nagu lava kõrval on nagu 2-3 mingit sihukest sarnast nagu sumisejat veel, on ju. Ja siis sealt on tulnud omakorda nagu mingeid päris lahedaid vestlusi, sellepärast, et see on nagu 2 tähtsat asja. Teile läheb mingi sama teema korda, teil on mõlemal nagu päris hea engagement nagu üleval juba, eks ole. Noh, okei, et võib-olla te nüüd ei lähe kohe nagu selle esinejaga õlut libistama, aga noh, et tegelikult nagu, noh, et te mõlemad olete juba nagu ise soojad veidikene nagu mingit juttu ajama edasi. Ja noh, selle jaoks aitab väga palju ka see, kui üritused on mitmepäevased, et sa saadki esimesel päeval mingid kontaktid ja teine päev on juba tuttavad näod, kellele tere öelda, et Siim, ma tean, et digit on ühepäevane, kas on ka neid mõtteid olnud, et võib-olla peaks nagu venitama pikemaks ürituseks selle asja, et noh, nagu ma ei tea, Startup Day on ka juba mitmepäevane selline festival. Antud hetkel ei ole selliseid mõtteid olnud. Minu teada vähemalt. Aga kui lihtsasti täna see ühe päeva kava nagu täis tuleb, et ma tean, et seal oli call for papers, sina tegid hästi palju nagu headhunting ut ise ka, et üldse neid ägedaid esinejaid sinna leida, eks ole. Ja et need teemad oleksid nagu mitmekesised, et olles ka ise kunagi sellises konverentsi programmi juhi rollis olnud, et noh, see ei ole üldse lihtne töö, et ka siin algoritmi mõttes, et kust ma nüüd leian selle järgmise inimese, keda keegi ei tunne, aga kes on nagu üliäge, et kui palju see nagu takistuseks on, et miks mitte 2 päevast teha? Ei, see ei ole takistuseks, selles osas kindlasti mitte. See on nagu selles suhtes aja küsimus, et siis kui teha nagu 2-päevane, et siis korraldamise peale läheb umbes aasta, et praegu on meil läinud korraldamise peale pool aastat. No võib-olla ma küsin seda nagu natuke selles võtmes, et kui aktiivne on Eesti siis arendajate kogukond ka näiteks selle Call for Papersi raames oli, et kas tuli nagu palju sooviavaldusi, kes lavale kippusid? Alvar vist tahtis vahepeal midagi öelda, aga... No ma ütlen ära, et ma lihtsalt enda refresh konverentsi Orgunni kogemuse pealt, et siin on teine mõõde kohe veel, et see teine mõõde paraku on raha ja kui on mängus nagu raha, siis on küsimus, et kas need sponsorid on valmis 2 korda rohkem panustama sellepärast, et nad 2 korda kauem seda sama silmapaari nagu hoiavad, on ju. Ja see, noh, lihtsalt, et see kahjuks on ka nagu lisaks sisule aspekt. Just, aga Call for Papersiga see aasta oli nagu eelmine aasta, meil ei olnud Call for Papersit, üle-eelmine aasta oli. Et see aasta oli nagu väga hea selles mõttes tulemus, et oli palju neid kandideerimisi. Tase võib-olla võiks natukene parem olla, aga selles mõttes, et me olime jõudnud oma selle Call for Papersiga kuhugi välismaistesse listidesse, et mul oli tegelikult väga palju välismaiseid esinejaid seal Call for Papersis. Et palju ma ütlen, et kurat, ma jään praegu vastuse võlgu 40-60 vahel, on ju. Aga võrreldes esimese aastaga, mis oli mingi 10-15. Oli mille hulgast valida? Ja, et oli millegi hulgast valida. Call for Papersist meil valisime ühe eestlase ja ühe välismaalase lavale ja ühe eestlase veel nagu seda seminari tegema. Martin, kui sina konverentsidel käid, kuidas sa valid ettekandeid, kuhu minna? Kas sa valid need teemad, millest sa mitte midagi ei tea või sa valid need teemad, mida sa juba tunned? See on päris hea küsimus, sellepärast et see ei ole tegelikult iga kord ühtemoodi, ma olen tähele pannud, et see sõltub nagu võib-olla mõnikord, et vaata konverentsidel on erinevad teemad, on ju, et kõik ei ole nagu nii universaalsed. Ja siis see sõltub võib-olla sellest, et esiteks üks asi, mis mind esiteks see peab kindlasti huvitama mind, see sessioon, kuhu ma tahan minna, on ju. Ja siis järgmine on tõesti, et kas ma õpin midagi uut sealt või on see kasulik ka igapäevatöös näiteks. Kuidas? Et pealkiri peab natuke clickbait olema, et muidu nagu, muidu nagu ei tõmba, sest enamus inimesed teeb ikkagi valiku nagu seal ekraani juures, kus on ainult see pealkiri ja
esineja nimi ja that's it. ma vist ikka päris niimoodi ei lähe, sellepärast et ma nagu clickbaitist vahel läheb nagu selle õnge ka, aga üldiselt ma ikkagi loen seda nagu subtitle'it ka, et millest see clickbait siis nagu üldse räägib, eks ole. Aga jah, põhimõtteliselt on paar kriteeriumi. Esiteks, et ma tean, et ma viitsin seda lõpuni vaadata, sest see on huvitav. Siis teisene jah, et kas see on kasulik mulle tööl või ma õpin midagi täiesti uut, mis võib-olla aitab mul, ma ei tea, suuremat pilti näha mingitest asjadest või lihtsalt on nagu põnev täitsa uus teema, et näed. Ma isegi ei saa öelda jah konkreetselt, see peab alati olema hullult kasulik või alati midagi täiesti uut või ma ütleks jah. See on minu jaoks olnud nagu huvitav, et ma olen sattunud ettekannetele, kus teema on selline natuke clickbait ja siis mina pettun, sest ma arvan, et ma saan sealt eriti advanced sisu ja siis hakatakse sellest algtasemest pihta, eks ole. Ja siis ma istun seal ja mõtlen, et et ei teaks läheks ära või et ma tegelikult nagu kõike tean, mis ta juba räägib ja siis me jõuame selle ettekande lõppu. Ja tulemus on see, et väga suur aplaus, väga palju küsimusi, et selge on see, et inimestele väga meeldis, et siis olen mina see, tunnen ennast üksinda seal pettumuses. Aga mis seal ikka, midagi on ikka alati õppida, on ju. Et Alvar, sina ütleme lava pealt vaadatuna, kui palju sa näed seda, et inimesed püsti tõusevad ja ära lähevad ja kui palju see üldse nagu esineja sellist nagu vibe'i nagu rikub, on ju, et okei. Ei, ma ei ole kunagi näinud. Ei, aga ei, tõsisemalt ma arvan, et ma olen ise mõelnud sellest nõnda, et minu kui esineja enda huvides on see, et see on nagu kaks võib-olla natuke nagu vastuolulist momenti, et mis ma sinna nagu pealkirja ja sinna nagu abstrakti kirja panen. Et üks on see, et ta peab olema nagu adekvaatne ja ikkagi nagu edasi andma seda, et ei tekiks nagu seda dissonantsi, et ma nüüd nagu müün siin mis iganes maha ja siis tulen pärast räägin nagu A-st ja B-st. Aga teisalt see peab olema nagu engaging ka ja põnev ühesõnaga ja mina olen ise üritanud seda lahendada nagu sel moel, mis võib-olla natukene nagu tegelikult on ka asi, mida ma publiku poole pealt hindan, et ühed on nagu eriti, kui jutt käib mingist tehnoloogiast või mingitest, ma ei tea, a la headest tavadest, kuidas üles ehitada mingit Kafka-põhist messaging arhitektuuri. Täiesti lambi näide on ju. Loomulikult ma võiksin võtta siit nagu YouTube'i ja blogiposte ja lugeda sellest maa ja ilma kokku, aga kuulata, kuidas keegi nüüd seda päriselt on siis enda use case'i najal teinud, võib-olla seal 5 korda sõrme lõiganud, muu poolest äkki seal isegi ei ole väga midagi nagu otsest võtta sellest on ju, aga see on kellegi enda isiklik kogemuspõhine lugu, seal on võib-olla sees mõni nagu nali on ju, mingi lahe kotša, aga kõik saavad kaasa elada, et tead rookie mistake on ju, et ja nii edasi ja see kõik on nagu väga tore, eks ju, ja siis nagu see natukene leevendab ka seda on ju, et võib-olla keegi nüüd tuleb nagu mingi teistsuguse tasandi ootusega. Ehk siis seal ruumis olemine on juba midagi, mis annab nagu teise väärtuse sellele kogemusele või sellele loole, mida sa kuuled, on ju. Et sa võid nagu YouTube'ist vaadata sellise hästi destilleeritud nagu video ära selle kohta, et kuidas seda õigesti teha niimoodi, et iga lause vahel, iga 4 sekundi tagant midagi ekraani peal muutub, on ju, versus, et sa oled seal saalis ja sa ei saa, sa oled mingis mõttes seal kinni, on ju. Oled kohal, pead olema kohal ja siis kuulad seda hoopis teise mõttega. Jah, just ja ma isegi tegelikult arvan, et see juba hakkab sealt sisust peale, on ju. Et selles mõttes, et ka see, et see case study, et see on nagu isiklik ja mingis mõttes unikaalne, on ju. Just, et siin Alvarit toetada selles mõttes, et tegelikult see on hea point, et näed tõesti YouTube'ist me võin kõik väga ägeda video teha on paper, kuidas mingid asjad töötavad. Ja kui sa hakkaksid ise tegema täpselt, siis sul on oma süsteemis on mingid nüansid, särgid, värgid ja ei toimi, eks ole. Aga kui sa konverentsil kuulad ja tal tõesti on nagu see, et kogemused, ta ütleb, et jaa, okei, see kõik on väga tore. Ja siis tuleb sealt see, aga vaat siis läheb kohe asi palju põnevamaks põhimõtteliselt. Nii, aga Siim, sinul on sellele asjale nagu teine vaade, et kui ma seda clickbait pealkirja ei pane ja ChatGPT-ga eriti nagu magusad seda kirjeldust ei genereeri sinna, mis hästi palju nagu neid fluff keyword'e täis on, et siis ju
siis sa ei võta mind ju konverentsile, et noh, et kuidas sa nagu enda poolt nagu valideerid seda või ma küsin teistpidi, et kui meie kuulajate hulgas on need inimesi, kes on mõelnud nagu, et noh, võiks ju minna, eks, aga ma ei tea, kas mul on hea teema. Et kuidas tunda ära seda, et tal on hea teema? Siis kui sa oled ise õnnelik, et sa selle probleemi lõpuks ometi ära lahendasid, siis on kindlasti hea teema. Ja teiselt poolt on nagu see, et kui sa oled nagu vaeva läinud või sul on aega läinud selle teema lahendamiseks, siis on ta hea teema. Kui sa oled nagu kuulnud teiste käest või uurinud, et kuule, kuidas ma saan seda asja probleemi lahendada, ja sa ei ole vastust saanud ja siis sa oled lõpuks midagi leidnud, siis on see hea teema nagu. Et hea teema sisaldab endas mingit nagu rännakut siis. Et see on mingi teekond. Jah, võib ka nii öelda. Jah, sest asi, mida ma olen aeg-ajalt inimestele soovitanud, mida ma ise nagu üritan mingi piirini teha, on sellisega töölogi pidamine enda jaoks. Et sa panedki endale kirja nagu, mis on need asjad, mida sa ära tegid või mida sa saavutasid, ma ei tea, täna või selle nädala jooksul, kes kui sageli tahab seda teha. Aga selle eesmärk on see, et inimestel sageli lähevad meelest ära need asjad, et seal võib olla mingi tõsine nagu jõudlusprobleem kuskil süsteemis. Sa tegeled sellega nädal aega ja sul läheb 2 päeva mööda ja siis enam keegi ei mäleta seda, et midagi sellist suurt sai ära lahendatud nagu, et siis tegelikult on vaja seda distsipliini, et sa paned nagu natukene enda jaoks kirja, et mis on need asjad, millega ma tegelesin, et siis saaks tagasi vaadata, et kas mul möödunud aastast on mõni lugu rääkida, et näiteks Digitile minna, on ju. Jaa, ma korra pöördun selle esialgse küsimuse juurde tagasi ka, et kui pole neid fluff keyword'e ja asju, et päris ausalt, kui ma mingit sükest fluff keyword'idega asja näen, kes mulle saadab, siis mul esimene reaktsioon see, et nagu ma ei taha. Ja siis ma üritan sealt nagu natukene kaugemale vaadata, et mulle nagu annab ilmselt see juurde, et ma olen ikkagi ise ka nagu 10-11 aastat tarkvaraarendusega tegelenud, ma enam-vähem saan aru, mis sa kirjutad, et kas see on äge, kas see võiks tulla, kas ma tahan seda selle aasta programmi või äkki järgmise aasta programmi, kas seda teemat on juba liiga palju, liiga vähe, et tule. Ja üks asi, mis mulle tundub, et on nagu takistuseks, on see, et keegi on selle probleemi juba ära lahendanud. See ei ole enam huvitav. Tegelikult on nagu see, et iga kogemus, mida sa jagad, on uus perspektiiv ka sellele, kes on juba selle probleemiga tegelenud. Et oluline on see, et sa tahad ise seal lava peal olla ja sa tahad seda teemat ise kellelegi nagu edasi anda. Sest kindlasti on seal publikus selliseid, kes esimest korda seda kuulevad, on selliseid, kes on seda varem kuulnud, aga saavad mingit uut kogemust, on ju. Ja no, mis parata, et me saame seda tagasisidet Digitile, mitte küll Keynote'idele, aga Digitile, et on ka võib-olla üks inimene seal selles hulgas, kes arvab, et see on täielik jama, on ju. Aga see on nagu tagasiside, mis läheb mulle ka nii hinge, et ma eelmine aasta Digiti tagasisidest lugesin seda 1, 2, 3 kommentaari, mis nagu täiesti maatasa enne selle konverentsi tegid, siis nagu see võitis paariks päevaks nagu tuju ikkagi ära. Et enamus on nagu positiivsed ja siis on 1-2 sellist tõrvad vilka seal meepotis, on ju. Tahaks ikkagi head asja ju teha, mis me siin ennem rääkisime, et arendaja perfektsusest. Ja just. Alvar, võib-olla selle koha peal saad sina mulle nõu anda, et mul on sageli selline tunne, et mul need teemad tulevad hästi kergesti ja vahepeal ma isegi luban ennast ära, et jah, muidugi teeme. Ja siis, kui tuleb aeg, et hakata nüüd seda sisu kokku panema, siis ma olen nagu nende hirvesi tuledes, et noh, ei oska enam kuhugi poole joosta nagu. Ja ei oska nagu kuskilt pihta hakata, et proovid ühte ja teistpidi, aga nagu välja midagi ei tule. Et ma kujutan ette, et ma ei ole üksi nagu selles kogemuses, võib-olla siis, et kas sina oled ka seda kogenud, et just kui sul on nagu see teema, see peas on see pilt olemas, aga kuidas sa seda lugu nüüd jutustad, et seda nagu ei oska nagu teha? Jaa, no eks ikka ja see üks asi, mida mina kui vähegi võimalik ja kui aega on, proovin teha, et see küll
siis kui on päris juba nii-öelda esituled on väga lähedal juba nagu sul, Priit, on ju selles sünteetilises situatsioonis, et siis võib-olla seda nagu liiga hästi ei jõua teha, aga reaalselt nagu itereerida, noh, eriti tavaliselt, kui vähegi on nagu tegemist mingisuguse suurema tiimiga või suurema mingi organisatsiooniga, et neid inimesi, kes nagu sellest konkreetsest asjast või konkreetsest projektist või saavutusest midagi jagavad, et neid on nagu veel ja noh, võib-olla on jälle väga hea, kui on siis veel mõni selline ka, et kes nagu ei jaga, et noh, et siis nagu lihtsalt battle testida nagu alustades täitsa siukse nagu struktuuri tasandilt ja võib-olla veel enam, kui nagu minna nüüd sinna on ju, et kuidas ma mingit lugu üles ehitan, siis mina olen proovinud alati üldse ikkagi alustada sellest, mis on nagu muidugi suvalise esinemise juures hea mõte, et mida ma saavutada tahan, mis see sõnum on ju, et mis see takeaway peaks nagu olema sellest asjast. Et mis see täpselt on ju, et mida ma tahaks, et inimesed mõtleks, kui nad tõusevad püsti ja lähevad kuskile nüüd siis järgmisse saali on ju, et mis või õhtul kodus, mida iganes. Ja sealt tegelikult nagu need ülejäänud asjad tulevad, et siis see muutub juba nagu selliseks nagu kuidas küsimuseks on ju. Et mis moel ma saavutan seda ja noh, siis mind toetab nagu see mingi reaalne kogemus, mingi päris narratiiv, eks. See kõlab nagu päris kaval nipp, et see on umbes nagu, et sa annad inimesele enne ülesande, et mida ta tegema peab ja siis sa räägid selle jutu, mille käigus ta saab oma ülesande ära lahendada, kui ta on lõpuni. Et noh, et mida kaasa võtta, eks ole, selles mõttes. Aga inimestel on ikka alati nagu kuidagi see, et mul on mingi eesmärk siin nüüd praegu. Alvar andis mulle eesmärgi, panna tähele seda ja seda. Ja siis sa jälgidki võib-olla paremini. Annad ülesanne mitu korda ma AI nii makiavellilik ma ei ole kunagi nagu olnud, et ühesõnaga, et öelda, jah, et nii, et siin on, et test tuleb selle peale, et pange nüüd hästi tähele. Et mul on endal olnud ülesanne tavaliselt. See on kõik siuke abstraktsemal tasemel, vaata, aga inimesed ju tegelikult töötavad niimoodi, et kui sul on nagu mingi eesmärk, siis sa palju parema meelega nagu kohe lähed sinna poole. Aga tegelikult korra siia selles mõttes, et sellesse pointi sisse minna, siis selles on nagu päris oluline tera, et ega ju ka suvalise esitluse või kõnepidamise üldse jällegi esinemise jaoks, et need tehnikad on ju, et kuidas teha häid slaide, kuidas oma sõnumit efektiivselt edasi anda. Ja kui siis hakata nagu kas või mingit täiesti rudimentaarset A-d ja B-d mööda nagu minema umbes ala, et ära kuhja liiga palju teksti, tee selged bulletid, anna inimesele ülevaade, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb ja kus me praegu oleme, ühesõnaga, et mingi üldine raamistik on ees, siis mõnes mõttes nagu see mingi, kui sul see lugu on olemas, on ju, siis nagu natukene see mingi presentatsioon või ükskõik mis kujul sa seda esitlust teed, et see peaaegu nagu sünnib juba ise, et ühtäkki on sul nagu mure, et pagan küll, et mul siin nagu juttu niimoodi tuleb tunni jagu, aga aega on 30 minti ainult, et ma nüüd pean hakkama siin kõvasti ohjama ennast. See on alati selline mõnus probleem, nagu, mida lahendada juba. Ja siin ka see itereerimine on ikkagi nagu puhas kuldnõuanne, et mitte kunagi ei maksa mõelda nii, et ma nüüd võtan 2 päeva ja teen selle ettekande valmis. Oluliselt parem on võtta iga päev nagu 2 tundi ja teha seda nagu üle nädala, kui teha nii-öelda hoogtöö vormis, sest siis juhtubki mul endal nagu just näiteks seda nii-öelda vastu seina jooksmist, et on see plokk ees ja siis sa võidki seal pusida selle kallal nagu tükk aega, tegelikult aega raisata. Hoopis parem on korraks nagu välja saada sellest, teha mõni teine töö vahepeal ära ja siis tagasi tulla ja vaadata värske pilguga peale. Kuidas mina seda on täitsa nagu konkreetselt ja niimoodi olengi teinud vahel on see, et mul on mingi lugu, mingi teema, eks ole, ma mõtlen välja enda peas, et kuhu ma tahan jõuda sellega või mis see nagu takeaway peaks olema. Ja siis ma tean, et kui ma siis lähen selle asjaga ja ma olen seda nii palju kordi teinud ja iga kord tunnen ennast juba halvasti seal, et võtan nüüd ettegi mingi, ma ei tea, PowerPointi või Google'i mingid slaidid või midagi on ju, ja siis teen nagu 2 tükki valmis on ju, ja siis on juba kuidagi nagu siuke ja et mis nüüd nagu edasi, siis see kuidagi on jube siukene savi jalgadel asja nagu ehitamine, eks ju, versus see, et et ma siis nagu tegelikult nagu juba ongi, et tegelikult on veel paar nädalat aega võib-olla, võtan oma mingi teksti editori ja lihtsalt panen sinna oma nagu mingi kondikava nagu kirja, mingi 10-15 rida kergelt struktureerituna ja siis ongi, siis lased settida ja siis kui lõpuks teed slaidideks on ju või midagi, siis võib-olla seal muudad mitu asja ära, aga jumal temaga, et siis sul juba on nagu see oled odavalt nii-öelda nagu selle esimese etapi ära teinud. Ja meil vahepeal Martinil laseb jalga, aga meie jätkame
jätkame episoodiga. mul väga kahju, aga see on nii äge teema lihtsalt. sa pead järgi kuulama, ei ole midagi, sul on võimalus järele kuulata, on ju. Oota, kus neid algoritme pärast kuulata saab igalt poolt? YouTube'i, saab mine YouTube'i, subscribe ime YouTube'is ja siis... Lähen otsin YouTube'ist meie episoodi üles. Nii, Siim, sa tahtsid midagi lisada vist, mulle tundus. Ma olin mõttes sees küll, aga nüüd me läksime nii eemale sellest. Ja ma tahtsin lihtsalt lisada seda, et kuulajatel võib-olla, et see, kui keegi on juba laval ja on nagu selle teekonna läbi käinud, et sinna lavale see ettekanne tuua, et siis sellega on ikkagi tehtud nagu päris palju tööd. Et tasub nagu seda ka väärtustada. Jah, sest tavaliselt need tüübid, kes improviseerima lähevad, neil tuleb see impro nagu päris hästi välja ka, sest ma tean neid inimesi ka, kes tulevadki, et neil on 2 slaidi ja et enese tutvustuse ja siis aitäh slaid ja siis ülejäänud vahepeal on improviseeritud. Aga neil on mingi teine peakuju, et ärge seda tehke, see kõigil ei õnnestu. Ja see, minul esimene kord see vist õnnestus selles mõttes ikkagi nagu koba peale kuidagi, et et mis iganes oli ka nagu see Deer in Headlights olukord nagu, et tulid peale ja oli väga kiire ja siis ühesõnaga tegin kiiresti midagi ja lõpuks nagu siis tulin ka nagu lavalt maha, mõtlesin nagu, et ei läinudki kõige hullemini, et paar mingit head küsimust ja nii edasi. Aga seal on jah nii mitu sellist nagu tunnetust või taju, mis peavad olema nagu päris hästi välja treenitud. Ma kindlasti ei tunne, et mul nagu oleks või midagi, aga lihtsalt see, et sa pead nagu umbes tajuma, on ju, kui palju sul nagu mingist asjast rääkimisega aega läheb ja sa pead kuidagi nagu, et intuitsioon, mingi päris oluline intuitsioon peab nagu olema, et jah, ma ka nagu vist niimoodi kunagi plaanida ei julgeks, et küll ma midagi ikka räägin, et vähemalt mitte konverentsi laval. Ja selle itereerimisega mul tuli teine mõte veel, et sellega ei maksa liiale ka minna. Et kui nüüd tõesti on ühel hetkel tunne, et see ettekanne on valmis, siis võib vabalt panna sahtlisse kõrvale ja võtta ta välja siis nädal aega enne konverentsi, et seda asja harjutama hakata, et kui seda liiga palju hakkad vaatama, siis ka ühel hetkel läheb üle optimeerimiseks ja pole nagu pointi nagu lõpmatuseni viimistleda ka, et siis hakkab kehvemaks see asi minema juba, et siis liivid selle läikiva kihi maha sealt pealt hoopis. Võtaks korra veel selle motivatsiooni teema nagu, et miks üldse nagu konverentsidele rääkima võiks minna, et Alvar, mis sinu nagu motivatsiooniks varem on olnud, et tavaliselt on ju see, et marketing torgib pulgaga tagant, et ütleb, et mine nüüd räägi või siis, et me nüüd saime sponsoriks ja meil on üks esineja slot ka vaja täita, et mine nüüd räägi. Siin on neid motivaatoreid ju mitu tükki, on ju. Millest üks on see, et marketing torgib ja mind on ka torkinud mitu korda ja olen läinud sellepärast, et marketing torgib, on ju. Teine väga hea põhjus on see, kui tahaks minna konverentsile, aga mingil põhjusel ei ole eelarvet või midagi. Ja siis nagu, see on selline hea nagu motivatsiooni allikas, et hakkad siis nagu mõtlema, on ju, et aga pagan okei, et tegelikult ma ei tea, et äkki oleme siin teinud ka midagi lahedat nagu, et millestki oleks rääkida ka, et see küll natukene võib-olla on selline nagu, see kõlab nagu äraspidiselt, aga ma siis alati lohutan ennast, et kusagil istub Siim, on ju, kes vaatab neid CFP-sid ja kui ei lähe loosi, siis ei läinud loosi, eks ole, et selle vastutuse saab nagu ära veeretada enda pealt, et kas on piisavalt hea teema. Et kui see juba vastu võeti, siis peab olema piisavalt hea teema, on ju. Ja umbes nii, jah, umbes nii, aga kindlasti see, ma olen eriti võib-olla nagu rohkem algupoole, kui tegin sellist meetupil esinemist ja nii edasi. Ma olen seda ikkagi ka täitsa nagu teadliku treeninguna proovinud teha. Et nagu esinemiskoolitusena? Jaa, harjutusena, jah. Et eeldus on ikka see, et on mingi teema ka ja nii edasi, aga siis omakorda, et on mingi huvi ennast selles suunas arendada. Aga ma pean tunnistama, et ma arvan, et enamik, ütleme, et kas siis nagu marketingi poolt torgituna või sellepärast, et amet või roll kohustab, aga ma väga palju olen kindlasti ikkagi esinenud ka puhtalt sellise tööandja brändingu edendamise põhjusel, et selles mõttes ühesõnaga on see olnud ikkagi töökohustus, võib öelda. Et ma ei salga, et mulle meeldib seda teha, aga et see ajend on olnud ikkagi kuskil sellise, ütleme nii-öelda off corporate origin, et rohkem nagu sellepärast, et
Siim, kas sa oled ise seda ka näinud, et no ma siin peas nagu üritan profileerida neid esinejaid. Et on ju need nii-öelda professionaalsed esinejad, kes nagu käivadki, ma ei tea, Atlassianil on mitu tükki neid, kes käivadki, räägivadki asjadest, see ongi nende töö, lennata ringi ja esineda konverentsidel. Üllataval kombel, ega need inimesed ei ole ka nagu väga sellised ekstraverdid, kes nagu hirmsasti tahaks nagu lavale saada, et ma olen paari sellise esinejaga just nagu ka sellised nagu speakers dinneril vestelnud ja kõik on ikka nagu, et jah, ma tean viimase hetkeni veel siin lihvin oma slaide ja ei ole kindel, kas on ikka hea ja noh, et nagu muretsevad oma ettekande pärast, et nad on nagu ja ikka nagu on ärevil enne kui lavale lähevad, on ju. Noh, et see on üks profiil, ja siis on need inimesed, kes siis tõesti on, kellel on mingi hea lugu rääkida ja tulevad sinna ja siis on need, keda on siis marketing võib-olla pulgaga lükanud, et kas on seda ka ette tulnud, et sa vaatad nagu, et tuleb sisse sealt CFP-st nagu väga hea teema, väga hea lugu ja siis sa võtad ühendust, ütled, et sa oled sees ja siis on, ma ei tea, et siis peab moosima hakkama nagu, et tule ikka rääkima, et tegelikult on kõik hästi nagu. Õnneks ei ole nagu siiamaani seda olnud. Et kõik, kes on saatnud midagi, need ikka nagu päriselt on valmis tulema ka. Jah, et ja kui me just nagu sponsoritest nagu räägime, et siis on ka nagu ma nagu rõhutan seda, et kõigepealt leidke inimene, kes tahab lavale tulla ja kui ta on nagu natukene juba andnud selle sõna, et ta tahab tulla, siis nagu räägime edasi. Et väga raske on tegelikult teha üldse nagu konverentsi mõistes tööd inimestega, kes on lihtsalt nagu sunnitud lavale minema ja ta ise seda üldse ei taha. Ja ma tean, et sina teed ka seda tööd, et sa aitad vaadata üle neid ettekandeid ja seda sisu. On mul õigus, annad sellele mingi esialgse tagasiside, eks ole, konverentsi poolt ka. Jaa, et meile see vettimise protsess nagu nii-öelda ongi enam-vähem selline, et kui on nagu sponsorite poole pealt, et kui on nagu midagi kokku lepitud, siis järgmisena teen nagu mina kõne ja siis me räägime, et mis see sisu võiks olla. Ja ma räägin seda programmi visiooni, et mis ma sellest programmist tahan saada ja siis me nagu räägime, et mis neil nagu pakkuda oleks ja siis me nagu ajame need asjad nagu paika. Ja sellest on nagu, kui siuke korralik töö käib, siis tegelikult nagu need keynote'id on nagu head. Aga sa saad nagu, noh sealt tuleb see ka välja, et millise esinejaga sul tegu on ju. Et kas on seda ka juhtunud, et noh, et sa võtadki inimesega ühendust ja saad aru, et no, et temast küll seal laval nagu palju asja ei ole, et lihtsalt, noh, ta ei suuda nagu ennast väljendada juba selle nagu informaalse kõne ajal, et kuigi see ei pruugi alati mingi märk olla nagu. Õnneks ei ole, et või on nagu selliseid juhtumeid on ju, et inimesel on lihtsalt väga kiire ja marketing on teda nagu torkinud. Aga kui ma vaatan ta nagu mingi LinkedIni profiili või lihtsalt suhtleme, siis ma näen, et ta laval saab kindlasti hästi hakkama ja siis ma nagu tõstan käed üles, et okei, et ma tean, et kõik deadline'id, mida ma tahan, noh, need kaovad kuhugi tulevikku või noh. Ma ei saa midagi teha, on ju. Aga ma tean, et ta lavale tuleb nagu ja teeb oma asja nagu hästi ära, et siis ma lihtsalt on nagu mul rohkem närvitsemist, kas ta ikka õigeks ajaks asjad ära saadab. Aga nagu on hea, aga sellist asja pole nagu kahjuks olnud, et või õnneks tähendab. Et tuleb nagu keegi, et saad aru, et kurat, aga ma ei taha seda inimest lavale. Seda pole nagu õnneks olnud. Alvar, kuidas sa enda mänta otsast näed nagu, noh, ma ei tea, tehnoloogia juhina? Tiimliidina, kas Eestis on piisavalt seda laadi üritusi, mis on just nagu arendajatele suunatud, sest minu kõhutunne isegi ütleb, et jah ja ei, mul on tunne, et selliseid nagu konverentsi profiiliga üritusi tegelikult isegi on, me räägime nüüd päris nagu sellist, noh, tõesti ühesõnaga nagu digit ja praegu nüüd, ma nüüd ei mäletagi, kas meil refresh nüüd jälle toimus või ei toimunud või mingi aeg. Ja siis on see PyCon Pythoni konverents. Eks ole, ja siis on mõned turbekonverentsid vist, ühesõnaga praegu täpselt ei tule ka nimi meelde, ühesõnaga, et neid üritusi tegelikult nagu on konverentsi tasandil. Minu meelest meil võiks olla natukene see sükene meetup siin nagu elavam jälle, see oli mingi 10 aastat tagasi, oli mu meelest nagu päris okei või tundus nagu vähemalt, et on nagu aktiivsem. Ja kuidagi, et ma nüüd ei tea, et äkki olen ise kuidagi elan pimeduses, aga nagu tunnetus on vähemalt selline nagu, et ei ole
ei ole liiga palju just selliseid rohujuure tasandil, ühesõnaga tuleme kokku ja edendame mingit asja või harime teineteist ja nõndamoodi, et noh, DevClub on väga pika ajalooga ja jätkuvalt elus üritus, ühesõnaga, et selle müts maha nagu nende tegijate ees, aga noh, lõpuks arvestades sellega, et meil igapäevaselt tarkvara ehitavaid inimesi nagu tuleb justkui aina juurde, siis neid sedasorti üritusi nagu liiga palju ei ole. Ja mul on väike sissevaade, mul on olnud ajalooliselt nagu Londoni ökosüsteemi ka, et seal seda suminat on ikka kõvasti nagu palju rohkem ja võimalik, ma ei tea, et kus need nagu hoovad on, et see ei ole nüüd ilmselt päris ainult see, et keegi ei viitsi orgunnida, aga mul on ka tunne, et seal võib olla nagu ettevõtted ka, et mingi sellise võimaliku nagu sponsorluse või partnerluse poole pealt lihtsalt julgetakse rohkem panustada, et sealt võib-olla tuleb nagu natukene, et see on selline soodsam pinnas, aga noh, pikk vastus. Ja kui mõeldagi, et mis oli nagu see mis iganes 5 või 10 aastat tagasi, oli ka tööturg oli hoopis teine, et miks ettevõtted sageli selliseid meet-up'e hakkasid sponsoreerima ja toetasid ja võib-olla ise ka korraldasid, oligi see, et saada need head spetsialistid kõik ühte ruumi kokku, saada vähemalt nagu mingi nimi ja nägu endale nagu kuskile nimekirja, et isegi kui nad tööle ei tule, et see oli alati nagu see, või sageli oli see selline nagu kõrvaline eesmärk. Aga noh, see on nüüd nii palju muutunud, et kuidagi see töötaja turuks on see muutunud rohkem, et inimesed nagu ise juhivad seda asja. Ja teine mõte, mis mul tuli, et tegelikult on tulnud juurde ju ka neid AI meet-up'e päris palju. Et kuna see on nii-öelda hype teema täna, et siis see ikkagi nagu toidab natukene neid asju. Siim, kuidas täna sel aastal siis Digitil AI-ga on, et kas iga teine siis submission sinna CFP-sse oli AI teemaline? Ei, õnneks mitte, aga selles suhtes oleme pidanud suunama küll siin inimestega, kellega me oleme suhelnud, et meil nüüd AI need topikud on täis, tooge palun midagi muud. Aga see nagu täiesti sõltub ka tegelikult sellest, et AI on hype ja seda on nagu kerge selles suhtes rääkida väga lihtsaid ja siukseid nii-öelda, ma ei taha öelda seda sõna, basic teemasid. Et jah, ma ei taha neid väga palju programmi, seal on praegu 2-3 tükki, ma arvan, et see on nagu piisav. Aga jah, ma olen pidanud nagu suunama küll ettevõtteid, et räägi, kas teil nagu midagi muud ei ole rääkida ja tuleb välja, et on küll. Jah, no me siin algoritmis maadleme täpselt sama teema kogu aeg, et neid AI teemasid oleks nagu üsna lihtne saada. Aga just, et tahaks nagu millestki muust ka rääkida. Et tegelikult eelmise aasta tagasisidegi oli juba see, et kus ma nagu lükkasin neid tagasi, oli natukene rohkem kui see aasta, aga millegipärast nagu ikkagi kostis seda tagasisidet, et ainult AI oli programmis, mis mõttes? Et tegelikult on kuulajatel ka ju ikkagi see üleküllus sellest AI-st natukene. Ja pisut on. Alvar, mis sinu kogemus selliste konverentsi töötubadega on või siis nagu töötoa formaadiga? No vaata, jällegi nagu mõned aastad tagasi oli ka selline nagu koolituste, hands-on koolituste nagu formaat aktiivsem. Minagi olen mingitel asjadel käinud ja osalenud, kus sa istudki nagu 4 tundi ja kirjutad koodi ja sul on mingi koolitaja, kes nagu viib sind samm-sammult nagu läbi sellest teemast, et noh, konverentside juures nagu seda aega sageli ei ole, et nii pikalt ja põhjalikult seda saaks teha. Aga sellist hands-on asja nagu üritatakse juurde tuua. Et milline on nagu hea töötuba? Ja ega ütlen ausalt, et ega ei ole nagu päriselt ka nagu seda näinud. Mul on endal üks pull kogemus päris paljude aastate tagant. Ma käisin, see vist oli USAs, ma käisin QConil, mille eel oli siis ka vist niiviisi, et suisa nagu 2 nagu täispäeva mingeid erinevaid selliseid hands-on koolitusi ja kursusi ja mingeid
noh, ja siis 12 päeva on juba nagu mingi päris aega ühesõnaga. Ja sellises formaadis ma vist käisin Jess Humbly Continuous Delivery mingil nagu noh, see oligi sihuke pool hands-on nagu selline workshop. Ja noh, mulle väga-väga meeldis, aga noh, selles mõttes 8 tunniga nagu sa suudad minna teemasse sisse, tuua seal mingeid põhilisi printsiipe, illustreerida näidetega, on ju, noh, nii edasi, kõik jõuavad natukene seal teha mingi väikse enda case study ka, et kuidas nad seda rakendaks ja niimoodi. Ja see oli nagu äge, on ju, aga et samas nüüd vaadates nagu seda konverentsi programmis, et noh, et sul on seal võib-olla mingisugune, noh, ma ei tea, võib-olla on 45 minti, võib-olla mingid pikemad slotid ka, siis muu meelest nagu see sageli suubub rohkem lihtsalt selliseks nagu tehnilisemaks ja intiimsemaks sessiooniks, mis ei ole üldse halb. Selles mõttes, et ma nagu kuidagi ei taha nagu jah, et mulle ei tundu, et see oleks mingisugune nagu halb nähtus, et kas ma noh, ma ei tea, et kas ta nüüd workshop on päris, on ju, või et kas see nagu silt on õige, et seda ma ei tea, aga ma arvan, et hea esinejaga hästi nagu püstitatud teemaga, noh, see tegelikult võib olla nagu igati nauditav, et lihtsalt see on selline nagu pigem ütleme siis selline niši talk nagu võib-olla rohkem kui workshop, aga see on minu väga subjektiivne take. Ja noh, see intiimsem keskkond ja see, et sul on nagu juba vähem rahvast, rohkem suhtlemist võib-olla nagu esineja ja kuulajate vahel, et see loob mingi teise atmosfääri, et võib-olla seal seda nii palju koos tegemist nagu ei peagi olema. Jälle põnev formaat, mida mina olen kunagi näinud, on selline nagu mob programming stiilis, kus siis tõesti nagu see esineja kirjutas koodi, aga ta kasutas nagu kogu publikut selleks, et no nii, et mis me nüüd edasi teeme. Ja kõik said võimaluse siis hõigata, eks ole, et mis ta ära unustas või kuhu ta minema peab. Et see sundis kõiki nagu vaatama, keskenduma, kaasa mõtlema, eks ole, aga samas nad ei pidanud ise nagu seda koodijuppi sinna kirja panema, eks ole. No see eeldab ka korralikku julgust, et sellist asja nagu läbi viia, et päris hirmus võib see ees olla nagu, et kui sul on selja taga kogu see mass, kes teab nagu seda koodi paremini kui sina. Mulle tuli tegelikult üks päris huvitav näide veel meelde, ma ise olin oktoobris, Sifted Summit oli Londonis, mis on üldiselt rohkem selline startup ja sumina konverents, aga siis seal olid ka, ma ei mäleta, neid ei nimetanud neid workshopideks, aga oma olemuselt oli see sama, sinna sai siis nagu ette registreeruda, seal oli vist circa mingi 15-16 nagu slotti, keegi oli siis moderaator. Ja mina modereerisin, kui ma õigesti mäletan, siis see pealkiri oli siis how to pick a tech stack for your startup või midagi muud sama, ühesõnaga püstitus oli selline, et mingit õiget ühest vastust ei saanud nagu ollagi, aga et siis me siis arutlesime seal oli, valdavalt olid nagu inimesed, kes ikkagi olidki nagu kuidagimoodi selle probleemi ees parasjagu, keegi oli seal VC, kes tahtis siis oma portfelli ettevõtteid paremini nõustada või toetada, seal oli siis paar sellist nagu alustavat ettevõtet, kes tõesti pigem nagu mittetehniliste founderitega on ju, oligi see mure, siis seal oli ka 2 konsultantsid, kes nagu ikkagi rääkisid, kumbki seal tagusid oma trummi, et see on modereerimise ülesanne oli päris siuke huvitav, aga see formaat tegelikult oli nagu lahe iseenesest, et ma arvan, et on kindlasti teemasid just, et kus see selline, kui ma õigesti mäletan, siis ma olen ka käinud üritustel, kus nimetatakse seda siis nagu birds of a feather tüüpi, et sul on siis kuidagi mingid sarnase huviga nagu inimesed koos ja saavadki siis nagu et see formaat ongi nagu arutelu, et selline modereeritud arutelu. Et see oli päris vahva tegelikult. Siim, ma hüppan jälle Digiti juurde ka korra, et ma saan aru, et sel aastal on seal ka väiksed workshopid olemas. Ja, et eelmised aastad meil on olnud nii-öelda seminarid, see aasta me nimetasime ümber workshopideks ja tegelikult ikkagi koos sisulise poolega ka, et küsin ikkagi nendelt, kes tulevad seda töötuba tegema, et teeksid praktilist töötuba, kus publiku kaasatus on palju suurem, kui seda on laval, kui seda on seminaril ja olen ka rõhutanud seda, et teeme töötuba, mis on siuke praktiline. Kuidas see täpselt välja näeb, see on nagu natukene see aasta selline eksperimenteerimisjärgus, aga esinejalt, kes nagu töötuba on tulnud tegema, nendelt ma olen nagu selles suhtes saanud ikkagi hea tagasiside, et nad mõtlevad nagu selle peale ja nad küsivad mu käest igasuguseid vahendeid sinna ruumi ja üks asi, mis meil on, et me ei taha ju, et arvutid peaksid inimene kaasa võtma. Et siis me oleme nagu harjutanud või arutanud esinejatega seda, et kuidas nagu, mida saab seal töötoas teha paberi ja pastakaga. Et Elis Codebornist tuleb rääkima, kuidas fronti kasutades UX, UI prototüüpimist teha ja tal on mingid sticky note
tahvlit kasutades või paberi peal vist, sest ta tahtis sticky note'e, igasuguseid huvitavaid asju endale sinna töötoa ruumi, et tal on kindlasti mingi plaan, mis tahaks juba nagu näha. ta vaat see lisab nagu mingisuguse põnevuse sellele asjale juurde natuke isegi, et tahaks siis näha, mis nad seal välja mõtlesid nagu, et kui arvutit kasutada ei saa, et selline piirangute seadmine võib ka seda natukene huvitavamaks teha. Ja Taivo Pungas paktumist oli just see, et ta nagu mõtles, et ta ilmselt proovib teha midagi sellist, et rohkem küsib publiku käest ja siis samal ajal ise üritab seal lahendada mingit probleemi ekraani peal. Et noh, suund on selles suunas, et oleks nagu rohkem interaktiivsem ja praktilisem, mitte lihtsalt ei oleks minilava. Väga lahe. Nii, aga täna ma arvan algoritmi arutelule tõmbaksin joone alla selle koha peal. Ütleme siis ka ära veel, et Digit toimub sel korral juba 9. mail. On viimane aeg minna pileteid ostma, kellele veel ostmata on, siis algoritmil on ka sooduskood. Noh, ma võin selle siit eetrisse öelda, aga pole pointi, see on natuke keeruline, näiteks mingi Discordi vaatama seda sooduskoodi. Sinna kindlasti jagan, et sellega saab lausa 15% alla ja nii siis tavaliselt kui ka premium passilt. See premium pass oli minu arust nagu eelmine aasta oli küll puhas kuld, et seal on nagu lisaväärtus mitmetel mitte ainult Digitil, aga erinevatel konverentsidel, et tavaliselt see hinnavahe ei ole nii hull, aga sa saad nagu oma kohvimasina, mis on päris hea. Digit siis pakub lisaks ühes töötoa ka veel otsa sinna enne õhtusööki. No näed. Et meil võib-olla tuleb üks episood veel, kus me räägime ühe Digiti esinejaga, et siis saada natukene veel sneak peeki, et mis seal sees tulemas on. Aga endiselt otsib ka algoritm enda jaoks uusi teemasid ja otsime ka endale ühte saatejuhti, kes veel kuulnud eelmist episoodi, mis ei ole praegu salvestamise hetkel veel väljas, aga otsime. Nii et kui kellelgi on head inimest soovitada või iseennast soovitada, siis andke märku. Ja teemad ja siis ka saatejuhtide soovitused võite kirjutada mulle Discordi või siis ka saata meile podcast@algoritm.ee aadressil. Aga sellega tänaseks lõpetame. Aitäh Alvar ja aitäh Siim, aitäh ka kuulajatele, ütleme aitäh ka Martinile, kes jalga lasi, loodame, et ta siiani lõpuni siis kuulas meid ära ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.